lõikame ära esimesed 10 minutit. Nii. Paar minutit kindlasti. Mikritest 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kas on 1, 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 4, 4, 6, 5. Kurat, inimest ei saa aru, et kallis inimene, me hakkame podcasti tegema. 1,5 tundi ei tee suvel. 1,5 tundi. Jäta rahulikult, ära saada kutseid. Nii. Santara saatis kutseid. Aga sooviks teada, kas on kuulda. Kui saad öelda 5, 5, 8, 8. 8, 8, 9, 9. Ei tea. Sul telefonist ikkagi ei ole. Öelge, nii Valge Klaar, ütle nüüd, ütle natuke kõvema häälega 9933. Valge Klaar. Ei, sa ei pea seda ütlema, ütle 9933. 765. Kas nüüd oli paremini kuulda? Saaksime podcastiga alustada. Keegi peab nagu teada andma. No see on sul enda kiiks, no. Nüüd on kuulda, hakkame pihta. Ei, no öeldi, et ei ole kuulda. Kuule, kuulda on, aga tuul puhub hullult peale. Kas siis mikker, kui ma niimoodi sosistan mikrisse, kas on hästi kuulda? Ja sina kui vanaisa võid öelda 8899. No sa ei pea mulle numbrid ette ütlema, mul on oma number. Ütle enda. 154,3. Kas oli kuulda? 154,3. No mikker peaks sees olema. Turvase tuul. Ikkagist näitab, et on sees ju, et aga ei tea, kas hetkel nagu trollitakse või pigem ei trollita. Aga kas on hetkel kuulda, leebelt alustaks podcastiga. Padaping äkki oskad öelda, et kui me räägime, puub jah, aga kuulda on. Võt selge. Seega täna on, nüüd on parem. Täna on 6. august, kell on 20:12 Eestis ja alustame podcastiga. Küsiks vanaisa käest, mis on esimene teema, mida tuleks arutada podcastis. Nojah, esimene teema. Kus see on nüüd? Esimene teema, mida rääkida, on alati kordamine on tarkuse ema. Reformierakond on neobolševikud, vargad ja korruptandid ja me tõestame selle pika mere ära. Aga teema, läbiv teema täna on näidata ühte tabelit uuesti. Eelmine tabel pole veel ülessegi saanud ja oli podcastis olemas. Mismoodi? Oota, kerge, ei kuule mitte midagi öelda. Ei kuule. Et sa pead ikka natuke kõvem häälega rääkima. Kas nüüd on paremini kuulda? Küsimus, kas on paremini kuulda, kui ta räägib selle distantsi? No sa pead ise nüüd seda küsima, kuna minu häält ei ole kuulda. Mina räägin midagi. Küsi, kas on kuulda? 3, kas on paremini kuulda?
Kristi oma. Ma ei tea, mul karkas isegi praegu pähe mõte, et teeme homme äkki samal ajal podcasti ja lahendame selle tuule asja ära vahepeal. Meil on tehniline kontroll tegemata, see uus mikker on Hiina veel. No ikkagist, ma arvan, et on kuulda, sa pead lihtsalt kõvema häälega rääkima. Kui inimesed lõpuks ei kuulegi ja mingi sahin, nagu mingi WhatsAppiga tee peal. Me ei ole... Oota, siin on võib-olla on selline probleem, et... 3. Nii, ühesõnaga selgelt teeme ilma mikrita. Nii, kas nüüd sa pead natuke kõvema häälega ka rääkima? No proovi. Vaata, ei, mikker on tühi. See vilgub. Mikriak on tühi hetkel. Öelge, kas on hetkel kuulda nüüd? Kas on hetkel kuulda? Ainuke küsimus hetkel. Ei, noh, jah. On kuulda ilusti. Nii, saame alustada podcastiga. Täna on 6. august ja kell on 20:14 Eestis. Ja alustan podcastiga, mis on esimene podcasti lause? Esimene podcasti lause, kordan juba, oli juba kuulda. Reformierakond on korruptandid, Eesti riigi riisujad ja hukatusse saatjad. Neobolševiku kari. Nii, see on juhtlause. Seda tuleb korrata, sest kordamine on tarkuse ema. Nii, ja mis on tänane põhiteema podcastis? Tänane põhiteema jooksis iseenesest juba ette, see oli plaanitud, aga ma sain siit veel täiesti värskest ajakirjandusest veel tuge, materjali juurde. Me räägime sellest, kui hukutav on see näiliselt veebe ametnike sektori, siis ametnike sektori paisutamine iga isiku pealt, kes ära tiritakse erasektorist, kui palju see toob kahju Eesti riigile ja mismoodi see miinusrida on ära peidetud muidugi, aga milline kahju, kui me võtame Eesti Vabariigi eelarve, siis milline kahju tuleb ainuüksi ühe töötaja, siis me loeme selle 1000 kokku ja siis loeme need 5000, kes on viimase aastaga juurde meelitatud. Kuule vanaisa, kas teeme siis täna ka Exceli tabelit ja näitame siiski rahvale? Teemegi, eks me jõuame üsna kiiresti Exceli tabelini. Küsiti ka, et millises erakonnas sina ise oled? Olen seda umbes 7 korda vastanud, aga see vist käib siin asja juurde siin TikTokis. Ma ei ole ühegi erakonna liige. Ja pole ka olnud üheski erakonnas. Aga ma tean täpselt, kes on vargad, kuidas vargad käituvad, millest varast kätte saada. Ma räägin nagu mingisugune kogenud vanem uurija. Kuidas tabada ära varast? Vaat nii, ja nüüd ma tahan teile seda õpetada. Tasapisi ära tundma varast. Rääkisin ka sellest, et nii nagu loomade varbis ütlesid sead lõpuks, et aga mõned loomad on teistest võrdsemad. Ja kui me hakkame paralleele vaatama, siis see on kuidagi naeruväärselt täpne Eesti Vabariigi selle sama parteiga, et nad tahavad olla teistest võrdsemad, ei ole mingit vangi jäämist, mingit kartust ei ole, muudkui korruptsioon vohab, mitte ainult tagatoa tasandil, vaid täiesti kõikide pupside tasandil. Ja mis on põhiline, kui hakkab võim käest ära libisema või läheb liiga heaks reiting kellelgi Eesti pärast mõtlejatel, siis toimub tohutu seakisa, mida on kuulda üle Eesti. Muidugi meedia seda võimendab, meedia on omad joped. Nii, muidugi võib-olla segan vahel hetkel, aga rumal küsimus võib-olla. Aga mis erakonna poolt viimati valisid? EKRE poolt. Ja kavatsen seda ka edaspidi teha. Jah, neil on nooruslikust rumalust, hoolimata vanusest, kui me võtame Vanamardi. Et kui tahaks millega tegeleda, siis tahaks iga päev tututada mingit, kõik on õige jutt, aga liiga palju korraga. Aga hoolimata sellest, et valikuid siin nagu ei olegi. Siin ei ole valikuid. Tahate kedagi, kes teie lastele ka midagi suudaks tagasi võidelda. Täna on juba tähtis Eestis päris palju ära riisutud ja päris palju ära antud õigusi Brüsselile on vaja tagasi võita. Täna on juba see teema.
ja vaadata, et venkusid, venelane on tore inimene. See ammugi mitmenda põlvkonna venelane, kes on sündinud Eestis ja niimoodi. Aga see, kes tuleb üle piiri siia laiema viinapudel käes, see on vengu. Ja see on pikem lugu. Et ma ei taha hüpata teemalt teemale. Seega on korraga vahele. Kui mingisugune teema on hetkel poolik ja või muidugi lõppune rääkida, aga kas Helme Moskva rahasid ei jaga hetkel või? Mingisugune selline küsimus. See on nii tüüpiline. Ärge unustage ära. Kõik, mis on tulnud teiste erakondade kohta laimavat viimaste aastate jooksul, see kõik on suure küsimärgi all. See on meedias leiutatud see, et Helmed on Prigožiniga suhelnud ja midagi. Tegelikult, ma ütlen, võtad lahti, natuke näha on targemate inimeste kommentaarid, ütlevad ilusti, et kuidagi väga lõhnab selle järgi, et Reformierakond on see, kes täidab Kremli käske. Et kas see mitte see, tänagi oli üks kommentaar või mitte isegi, kas mitte isegi 2 või 3, et lõhnab väga selle järgi, et Kremli käskude järgi hävitatakse Eestit seest poolt ja Putin võib ainult naerda selle üle. See on tänane kommentaar, mis artiklile see oli? See oli sellele, kus Tervisekassa elab ülbelt ja mugavalt. Oli vist sellele. Kuidas Tervisekassa raiskab kallite üüripindadega, raiskab Eesti raha miljonites. Nüüd oli siin kommentaar, Helme astus ju Moskva rahade pärast tagasi. Vaata, see ongi viga, et igasuguse väiksema ülespaisutud laimukampaania peale asuvad normaalsed inimesed tagasi. Aga oravad jäävad vahele reaalse kuriteoga. Küll, enamuses nad tekitakse aegumised ja kõike. Aga kui on reaalne kuritegu juba toimunud ja järgmine, siis nad ütlevad, ma ei leia põhjust tagasi astuda. Eesti vajab mind. No see on ju absurd. Mis kuradi Eesti teid vajab? Kaduge minema, kurat, mingi vaguniga ära kuskile sinna Siberisse laiema. Vot nii. Aga teeme võib-olla tabeli, jah? Siis. Teeme äkki esimese artikli, äkki loeme äkki ette. Või... Okei, aga siis keera enda peale, mul on vaja prillid ette panna. Täpselt nii ongi. Hetkel saad sa veel panna minut aega hetkel juttu. Hetkel. No, ma ütlen, täna tuli veel ka artikkel selle kohta. Loeti siin kokku neid riigi raiskamisi ja kulutamisi. See läks täpselt tänasesse etteplaneeritud teemasse. Mina tahtsin tuua lihtsalt. No, minu plaan ongi, ma tahangi tuua. Vaatasin siin, uurisin statistikat ja kõike. Mul ei ole 10 ajakirjaniku taga, aga selliste natuke kergemate võtetega siis ma näitan teile Kliimaministeerium kui selline, mis on loodud ainult õnnetust ja häda ja viletsust Eestile tooma. Võtame selle ministeeriumi statistika, vaatame seda. Vaatame neid töötajaid. Ma usun, et võime sellega alustada isegi. Võime sellega isegi alustada. Nii, võtame esimese artikli. Tänase esimese artikli. Nii, oi, täna on 6. august, kell on 20:21. Ja esimene artikkel tuleb, mida vanaisa loeb ette. Nii, ma nüüd räägin teile statistikast, mis on seekord mitte üldsegi vale statistika. Juuksekarvu lendab, see on keeb asja juurde. Nii. Suit. Kliimaministeerium. Nii. See on mingisugune ssp.ee ja nii edasi. Kliimaministeerium natuke räägib ise endast ka. Nii, ja nüüd tuleb artikli ette lugemine. Jaa, ei mitte, ma kommenteerin siin situatsioone. Kliimaministeerium ise väidab, et prognoos käive neil töötaja kohta 578 eurot. See nagu ei tähenda mitte midagi. Aga kui me võtame siia juurde prognoos kasum töötaja kohta 31 euri, siis nagu te näete, ega nad ei plaanigi mingisugust kasumit teha, nad ei peagi, sest et nad on oravate partei poolt loodud raha raiskamise ministeerium. Raha on vaja õudselt raisata. Täna lugesin jälle ühte kommentaari, kes ütles, et
suurest hirmust Venemaale raha kaotada. Riik mõtleb välja plaane, mismoodi raha ise ära hävitada. No põhimõtteliselt nii tore on, kui näed, kuidas ikkagi peaga mõtlevad inimesed, aga kahjuks lihtsalt naeravad. Peaga mõtlevad inimesed kommenteerivad Eestimaal toimuvat. Kahjuks on see naer läbi pisarate. Ja meie tänane sponsor on Kristal Vader. Nii, aga nüüd jõuame asjani, millest ma teen pärast tabeli. Keskmine töötasu. Hästi kavalalt on pandud kvartalisse. Milleks panna kvartalisse? Sellepärast, et siis läheb number nii kahtlaseks, inimene enam ei saa aru, kas oli see nagu Ameerika kombel aastapalk või mis ta oli. Ja kuidagi väga hästi on täpselt ära tabatud, kuidas Eesti inimest statistikast eemale viia. Ja viia sinna nii, et ta ei saanud aru, läks minema. Nii, keskmine on 20 376 euri. Seletan teile kõige lihtsamalt, kui me selle uuesti nüüd korrutame 4-ga, saame kätte aastatasu, eks ju, mis on siis 81 000 jämedalt. 81 000 on keskmine kliimaministeeriumi töötajatasu. Ja palju neid kliimaministerid on siis, kui tohib mitte küsida? ministreid, vaid töötajaid oli 300, ligi 300. Ligi 300, see tähendab ikka peaaegu sadades miljonites kahju. Ütleme, ei, ma näitan pärast tabelis. Kõigepealt ärge unustage ära. Kui kliimaministeeriumis on ametlikult riigi leheküljel 300 töötajat, siis eks neid ikkagi vähemalt 500 on. See käib läbi nende kavaluste, kus on mingisugune sihtasutus, kes tegelikult töötab sama pasa nimel, täidab samu ülesandeid, aga ta on lihtsalt teisel palgalehel kuskil. Ja seda vargust, seda raha laristamist ja vargust, te teate isegi, see on kohutav. Sinna mill, sinna 3 milli, see ei ole üldse mingi teema. Vaat kui tuleb külatee asfalteerimine või külakooli ammugi, siis on probleem. Siis on tohutu probleem ja siis on kõik halvad ja hakatakse taga kiusama neid, kes üldse häält tõstavad. Aga nii, aga need lähteandmed said öeldud, et ei oleks vaidlust. Ma oleks tahtnud kunagi tabeli teha, et keskmine ma räägin lõpuni. Keskmine töötaja palk riigiametis. Mina tahtsin pakkuda 50 000 ja hakata sealt tabelit kirjutama. Nüüd tuleb välja, et kogu ministeeriumi keskmine. Siin on keskmine hea näitaja, sest et küll see 1, 2, 3 mingi tippu ja siis on nagu võib-olla seal sees ka veel ala see kõige see tolmu põranda pealt tõmbaja, et parem on keskmine tasu, siis see on tõesti väga õige number. 81 000 on keskmine brutopalk, siis ja ärge unustage ära, sinna juurde tulevad preemiad, sinna juurde tuleb see, et inimene saab autokompensatsiooni, see, et inimese jaoks ehitati kuskile kabinet, see tähendab algusmaast nullist peale ehitati mingi betoon kogu, mille sees istuvad Eesti Vabariigile kahju tekitajad. Nii et kui me võtame täiskulu, siis see on ikkagi see betoon lärakas ja lisahüved. Nii et põhimõtteliselt mina teen oma tabeli sellise, et ühe inimese peale raisatakse nende hüvedega ja lisatasudega 130 000 ja väga tagasihoidlikult ma võtan 100 000 läheb ühe inimese see betoonühik. Eesti riik kibeleb ju väga kiiresti hoonet lammutama, müüa ta neid hästi ei oska või kui müüb ikkagi kuskil jälle mingile vennapojale või Reformierakonnale väärika lahkumise eest varaste seltskonnast, et suu kinni hoiaks. Kokku see tähendab siis 130 pluss 100. 230 000. See on minu tabeli mõte. 230 000. Te võite ise juba kalkulaatoriga korrutada, ma saan 230 000 korda 5000 hiljuti aasta jooksul juurde võetud töötajat. Me saame kohutava numbri. Aga kui me hakkame vaatama, ma räägin natuke ka riigieelarvetest, võrdlesin neid siin. Kui me hakkame vaatama Läti ja Leeduga võrdlema, siis see kohutav peabki ju kuskil olema. Sest ma selle ütlen, selle numbri, need numbrid tegelikult tasapisi pika peale, katsun mingi ekraani tekitada kõik, need numbrid peaksid silma ees kogu aeg olema. Aga lühidalt öeldes, Lätis on 1,8 miljonit inimest, Leedus 2,4 ja nende eelarved on jõnksu võrra väiksemad kui Eesti eelarve, 17, miskit miljardit, Lätis 17,0, Leedus 17,4, hämmastal kombel, Eesti nagu võiks laiata ja õilmitseda. Tegelikult ei. Ta on rahvast kägistanud ja kägistamas ja siis ta mõtleb kratsides kukalt, kuhu ma selle panen. Pole vigu, noored oravad tuleb peale, neil on nii palju säravaid ideid, mismoodi rahal laiaks litsuda. Oravaid Eesti 200 tegelikult.
nii, aga kas hakkame tegema tabelit hetkel? Teeme selle kas oled valmis selleks, jah? Jah, tule sealt poolt ja teeme tabelit. Lülita arvuti sisse ning siis hakkame vaatama. Nii, kus sul see? Minu pool on hetkel. Sinu poole, jah. Parooli küll kellegagi jagama. Arvuti parooli ei taha jagada, joo. Okei. Muutu siia, ma ei taha ka ekraani pilti jagada. Ei, hetkel ei ole ühtegi ekraani pilti näha. Ütle, kui oled valmis tabeli valmistamiseks. Nii, no nii. Nii, põhiliselt oled valmis, jah? Kuidas ma mõtlen? Kas lükkan sinna... Sulle mõtled, kas siia tool võtta ja istuda maha sinna? Ma saan püsti ka seista. Saad püsti ka seista. Minu pool on kaamera. Ära selle pärast mureds. Nii. Kas tulid niimoodi praegu? Nii. Läheb. Nii. Nii, kas hakkab tabeli valmistamine? Peame viina peale kihleda. Nii. Tabeli, mis siin... Oota, võtan isegi kätte. Nii. Sina vaata, näe selle nimel. Nii, mis siin siis tabelisse tuleb? Eesti vargusametnike kaudu. Eesti riigi vargusametnike. Et olla täpselt... jah, liigsete ametnike. Räägime sellest, kuidas ametnikud on liigsed või mida mitte liigsed. Sa näed ilusti seda tabelit, jah? Jaa. Võtame siis lahti. Tähendab, mis on statistilised andmed? Juurde, paneme ikka see niimoodi emotsioone ka natuke. Vargsi, siis nagu tiritud. See tuli kuskilt Postimehe artiklist. Postimehes on 1-2 inimest, kes ka vahel neil on lubatud natukene rääkida mingit õigemat juttu. Nii. Ja see, kuhu me selle numbri paneme, see on siis niimoodi nii pikaks tehtud lause, et paneme siia. Ja see oli 5000. Nii. Paneme juurde palga kulu aastas, nagu te panite tähele, sellest oli juba juttu, 20 300, korrutame 4-ga, saame 81 000, keegi pole midagi ise välja mõelnud. 81 000 aastas. 81 000 eurot aastas. Lisa. Küsiti selline võib-olla rumal küsimus, aga mis haridus Manaisal on? 3 kõrgemat ja 1 ülikõrge. 3 ülikooli kõrgust. 3 kõrgemat, kõrgem öeldakse selle kohta. Ja 1 on ülikõrge haridus. Ülikõrge on elukool, jah. Täiematsuga saad, nii et vähe. Ja. Nii, lisahüved. No paneme ausades, paneme tagasihoidlikult 12 000. See läheb nii juhti ära. Kõik need ära varastuvad 13 palgad ja üritused, paneme sisse kas või üritused ja kõik need arutamiste laua katmised. No läheb ära küll. Nii, ja nüüd büroo kulu. Tavaliselt niimoodi selle kohta öeldakse. Mina pakun, et see on ikkagi 100 000 on väga tagasihoidlikult öeldud. Kui kellelgi on mingi parem statistika, arutaks hea meelega. Meiliaadres on praegu mitte väga täis, on tegelik eesti@gmail.com. Nii. Palgakulu, lisahüved, bürookulu. Nii. No ja paneme siis siia kokku. Võib juhtuda iga kell, et see tabel see jääb alles. Et see tabel tahab veel täiendamist sellepärast, et mingisugune täiesti X kulu jäi puudu. 198
000. Nii, 8100. Nii, see... Nii, ja nagu te nägite, keegi tegi vea. Parandame vea ära. Huvitav, kes selle vea tegi? 5000 on hoopis teisest kohast. Number 193 000. Nii, kokku. Ja nüüd kõik kokku. Vaat siin on nüüd siis see valem juba võrdub ühe töötaja kulu ja kontroll. See, ei, shift see. Nagu natuke valesti istuda klaviatuuri ees, ei tule hästi välja. Nii, ja me saime, vaat nüüd vaadake seda numbrit. Paneme selle detsimeeli. Mis me kokku saime? No katsu lugeda. No, aga mulle tundub, et 96 miljonit või? Paneme see detsimaalid vahele. Okei, nii. Oota, ahah, ei pannud veel detsimaali. Täna on nii hele, et siia separaatorid. Heledust on tõesti palju. 965 miljonit. Aga see on ju peaaegu miljard. See on peaaegu miljard. Niimoodi tegi Eesti Vabariik. Ja nüüd... Oota. Nii. Ametniku puudumisest erasektoris kahju. Siis äkki saate niimoodi aru. Lahti seletatud. Erasektoris kahju. Nii. Ja selle võib panna täiesti äkki saate niimoodi aru. Lahti seletatud. Erasektoris kahju. Nii. Ja selle võib panna täiesti selle ma nüüd natukene meelevaldselt ma võtan tagasihoidlikult sellepärast, et tõesti, siin võiks keegi mind täiendada parandada. Kui ma võtan miinus mingisugune 150 000, siis ma arvan, et ma ütlesin tagasihoidlikult. Võiks ju võtta niimoodi kokku, et erasektori töötajate arv ja SKT keskmine kasum ja siis veel võtta seda ka, et ametnikuks võetakse nagu haritumad pead. Ehk siis võiks korrutada koefitsiendiga mingi 1,7. Aga ma arvan... No aga korruta. Mul ei ole SKT-dega midagi. Ma võtan umbes niimoodi, et kui... Järgmine podcast saame tegeleda selle. Ja, kas või nii. Et kui näiteks ütleme, võtame mingi firma, väike firma, võtab kätte ja võtab endale 10 potentsiaalset ametnikku, siis kui see on IT-firma, siis muidugi see on tohutu, palju ta miljoneid teenib. Ühesõnaga Eesti Vabariigis läheb raisku peaaegu miljard iga aasta. Ei, rohkem. 966 miljonit on peaaegu miljard. Nii, oota, kokku. Vaata nüüd. Saad aru, siin on 2 poolt. Seda ma tahtsin kogu seletada. Inimesed enamuses ei hinda seda niimoodi. See on nüüd see ametnik. Siin on 3 kahjurida. Kohe saate aru, miks. See ametnik esiteks, ta võtab, imeb olude sunnil. Ta ju läheb tõesti siiralt. Teda on ka alguses vaja. Enne kui ta muutub laisaks ja mida ka kõik. Mõni töötab kuni lõpuni väga hoolikalt. Aga see kõik läheb maha. Aga talle antakse töö ülesande, kiusata ettevõtjaid, käia neid kontrollimas pidevalt, teha mingid akte, eks ju. Kui on vähe akte, ta ei saa nii preemiat. Ta muutub lihtsalt rahvavaenlaseks tahest tahtmata. See on see rida. Ja palju on ka täiesti, on selge, et mingi 5% ametnikke on osast lõpuni väga toredat ja väga vahvad inimesed, ärgu siis solvugu. Kogu jäme mõte on see. Teine miinus on see, et ta võeti erasektorist ära ja vaata, kui ma nüüd panen siia, võrdub see sama 5000, kes ära viidi. Korda kahju. See on siis saamata jäänud kasumi näol kahju. Ja siia paneme ka miinus ette. Võrdub siis... Kuule, see läks üle miljard juba ju. Võrdub miinus, nii, ja läheb ise miinuseks ära. Ja nüüd kokku ja kõik kokku jällegi võrdub see pluss see, et ametnikku ei ole enam erasektoris. Nüüd on 1,5 miljardit. Aga nüüd võtame... Näete, vaadake.
kahju on siis lõpuks kokku Ei ole 1,5 miljardit. Seegi pole veel lõpuks. See ei ole veel lõppkogus, jah? Jaa, nii, võtame kolmanda asja. Kahju kiusamisest. Erasektori, paneme samamoodi, erasektori, nii, kus siia teeme vahe. Ma võin selle lahti kirjutada, niimoodi parem ikka. Nii, külje pealt on nii halb klaviatuur. Kahju erasektori kiusamisest. Ma pakun välja, et üks ametnik suudab teha 30 000 eest küll tuska, aga te saate isegi aru, et see naeruväärne. Aastas 30. Ja see on väga tagasihoidlik. No ma võtan selle, et mõni ametnik ei tee tuska, eks ju. Okay. Ja mõni ikka ainult vorbib ja kuidas käiakse neid minifarme ja kõiki kiusamas, kõiki väikeettevõtjad, nagu taimedega, loomadega midagi tegema. Igal pool on ainult nii, et anna aru ja tee kõike seda. Nii. See siis võrdub jällegi see rahva hulk, ametnike hulk, korda raha. Nii, vanaisa teeme nüüd ühe, vaata, vanaisa, vaata, no, lonks, võta lonks vett. Nii. Nii, väikene paus oli. Võrdub nii. Siis, muidu tehakse tapel natuke viisakam, natuke see summaarne kogu, teda summeeritakse üks kord, aga ma muudku, päike paistab nii hullusti. Ei pand isegi plussmärki. Nii. Jah. Kurat, see taust on nagu peaks tegelikult su selja tagant olema või kui... Saad siia poole rohkem tulla, sul ei ole seda 3 jalga praegu vaja. Tule siia poole. Nii ei olnud mingit kuradit, ei, jumal on ainult olemas. Kuradit ei ole olemas ja natuke läks nihu midagi, aga kõik on korras. Nii, kas sa nüüd saad selle kõik peale? Ma tõin väga väikse numbri. No, nüüd kukub välja nagu... Nii, näita siis, räägi otsast lõpuni hetkel. Oota need... Teeme kohe siin. Seal olid desimalid olemas. Üks moment. Format cells. Number, separaator. Peeter, termomeeter, 150 milli. Mina ei usu, et 150 miljonit ametnikud kahju toovad. Ei, see on 1,6 miljardit. Ma arvan ikka, et... See kahju, see 150 milli, see ei ole midagi, aga kahju, lõplik kahju on ju 1,6 miljardit. 1,8 lausa. See ei ole loogiline, et ametnikud oma näkku tegemisega. No nüüd ongi... Räägi siis nagu täpselt... Kolm vaala siis nagu armastaks veel. Nii, küsite jälle... Võeti ametnikud ära, siis kõigepealt võeti ametnikud palgale. Hakati nende peale raiskama riigi raha. Näete, siin on riigi raha raiskamine. Ligi miljard. Ametnik saab oma kindla palga, seinast tuleb tal raha, eks ju, ta teab seda täpselt. Siis on see. Nii, mis me võime ainult... Küsite jälle, mis haridus sul on, ikkagist ülikooli haridus. Nii, ja lähme edasi. Ainuke, mis me võime teha, on siis selline asi... Teeme selle ka ära. Võtame selle kasti, paneme siia. Maksud. Keegi oleks võinud ju ise öelda, eks ju. Seda. Ja... Kas see summa veel, mis kokku raisku läheb, kas see veel tõuseb 1,8 miljardist? Ei, ta natuke läheb alla isegi. Natuke läheb alla. Nii. Ja see on siis... Sest et palk on võetud brutopalga järgi. Maksud 20...
24 on nüüd vist. Ai, see on käibemaks. Nii. 20 peaks olema. Ei või? Oota, tegin tabelini vähekene. Ctrl Z. Nii, -965. Ja nüüd siia. Teeme niimoodi nagu õigem teha. Lisapalgakulu, lisahüved, büroo kulu. Jah. Hetkel on vastuseks -1,85 miljardit. Maksud. Peaaegu 2 miljardit on kuskile kadunud. Vaat teeme siia ühe väikse paranduse. Maksud tagasi on siis lisahüvede pealt ei ole midagi lootust. 8 võrdub. Aga see on väga väike number. No ei, ta on ikka päris number. Korrutame näiteks 0,65 lihtsalt 81,52, sest et see läheb ju teistpidi potti tagasi. Nii, ja see võrdub siis sellega on korras. Me tegime natukene. Nii, jah, näete, jah, kahjum vähenes 1,2 aga mis see on, lõpuks on 2,1 ju miljardit see. Jah. Mis see tähendab siis? See tähendab seda, et ainuüksi 5000 ametniku juurde tirimisega tõmmati maha. Ja mis on lõppkahjum? Kas lõppkahjum on 1,2 miljardit? Lõppkahjum on 2,128. Aha, seega see tõusis, ennem oli 1,86. Lõppkahjum aastas on siis 2,1 miljardit. Teate, kui suur raha on 2,1 miljardit? Ma usun, et paljud ei saa aru sellest, aga jah. -1,7, jah, 2,1, jah. Ja kui me hakkame vaatama seda tabelit, selge see, et siin on väikene emotsioon. Vaatame nüüd terve tabelile. Ärge unustage ära. See rida siin, see teine rida, see on ametniku puudumisest tekkinud kahju. Seda on võimatu kuskil tabelis lugeda. See on võimalik lugeda ainult kokku, kui me loeme ühe inimese kasuteguri, ühe erasektoris töötava haritud inimese, ametnik on haritud, ühe erasektoris töötava haritud inimese tulu panusega SKT-sse. Ja teine on see, et kuidas inimesed ennast tunneksid, kui ametnik neid näkku seda samust ei teeks, eks ju. Nii. Aga nii, et kui te näete riigieelarves otsene kahju, see, mis pannakse see kulu, mis võiks olemata olla, on 1,228. See on nüüd riigieelarves konkreetselt olemas. See on selle pärast, et ametnikud... Ja sa võid nüüd rääkida seda ka, et millised tegelased need on siis, need inimesed, kellele makstakse. Ja kus tuli -2,1 miljardit eurot kahju? Kus tuli -2,1 miljardit kahju? Jääme selle juurde... Eesti riigi eelarvesse. Jääme selle juurde, et näha, eelarves on see kahju. Aga tegelik kahju on 2,1 miljardit. Erasektoril ei lasta üldse toimetada, kiusatakse teda taga, ta peab võtma kallimalt inimesi tööle, sellega seoses on tõusnud eluaseme ja toiduainete hinnatõusud hakkab pihta Põhja-Eestist muidugi, aga kokkuvõttes see kõik ongi üks suur ülekuumendamine, tahtlik ülekuumendamine, millel peab olema ükskord mingi pauk. Juba on asi niimoodi, et ma ei tea, mida on võimalik Eestist osta odavamalt kui kuskil mujalt. Naati võib-olla ainult. Ja palju neid ametnikke kokku on? See on ainult... 5000, see on näide, on ju? See on ainult näide, jah. Aga palju neid tegelikult kokku on? Kas kahjum võib olla isegi suurem? Mingi hulk ametnikke on vaja. Jaa, see on kindel. Hetkel on põhikahjum on 2,1 miljardit. Me näitame seda, mismoodi... 2,18 miljardit on hetkel põhikahjum. Kui sa võtad, sina võtad nagu niimoodi, pool natuke emotsionaalselt, aga ma tahaks väga täpne olla. Kui me võtame need... See oleks nagu, kui võrrelda riikidega, siis mingi nagu võidu relvastamine, siis meil on võidu ametnikustamine. Igale poole topitakse neid juurde, vaikselt riigi statistikat uskuda ei või, sest et see on vale.
see on lausvale, seal nipitatakse, on varem tekitatud töökohti, mida kaotatakse, seda tehti juba masu ajal. Et kokkuvõttes tulebki niimoodi vastu panna siis neile, näete, vaata, siin on meie numbrid. Et selge on see, et mingisugune hulk Eesti ametnikke on vajalik, aga kui need toodetakse neid juurde, siis tekib, järgmine kord võiks näiteks rääkida Bostoni maatriksist. Mismoodi vana ametnik arvab, et ta on juba siuke lehmste tüüpi, kes on siin Bostoni maatriksist midagi kuulnud. Ta arvab, et ta on mingisugune lehm, keda lüpstakse või vana koer, lehm on veel hästi, see veel arvab, et minu pealt kõik toimub. Aga lõpuks ta on nagu mingi vana koer Bostoni maatriksi järgi. Ja siis ta on solvunud ja siis ta ei taha muidugi ära minna. Vanaisa, teeme nüüd niimoodi, teeme 30 sekundit pausi. Jah. Võta lonks vett. Nii, Vepp küsis, et Eesti, paad kinni selle kohe ära pane. Eesti eelarve 17 miljardit ja 15% ujumist vähe. Seda kõike ametnike näol. Kuule siin matemaatik tuli jah, tahtis teada, et nii palju ujumist. Väike matemaatik tuli jah, siin korra väike eetrihops. 15% ei ole mitte. Ma arvan, et kui eelarve on 17 miljardit ja 2 miljardit läheb uiumiseks juba. Tabel sisaldab ainult viimasel aastal juurde võetud ametnikke. Ehk mitte midagi ei ole enam vaja teha. Ametnikke oleks pidanud lahti laskma. Kunagi Reformierakond ütles, me võtame ajutiselt ametnikke palju juurde, et saaksime, tookord nad ei öelnud seda välja, aga et saaks hästi palju Euroopast raha hoiata. Meil on nii palju vaja ametnikke, kes trukivad tabeleid. Pärast tuli välja, ametnikke võeti kõvasti juurde, aga tabelid osteti erasektorist, kuna ametnik muutub iseenesest lolliks. Ma muidugi pean ütlema kurvastusega, paistab, et ka seal on see vale. Ametnik peab läbima mitu eksamit, kadalippu, ja üks kõige tähtsam kadalipp ei ole mitte tarkus ja andekus ja loovus, vaid kõige tähtsam kadalipp on lojaalsus ülemale. Aga ülem on juba ette loll, sest ta on kuradi oravate poolt paika pandud mingi kuradi tädipoeg. Nii et saate aru, ja kui tädipoeg saab väga hästi aru, uus ametnik ei tohi olla temast targem ega nutikam ega kriitikameelne. Aga mis te arvate, kes sinna siis saavad? No nii, aga ikka kuidagi nad ikka, on mõni tabab midagi ära. Mina üldiselt ei ole näinud ülinutikaid, kes tuleks mingi ministeeriumis, ütleks, et teate mis, teeme osakonnas selle muudatuse ja siis ma teen veel Brüsselisse selle, siis teeme niimoodi ja jookseb nagu erasektoris, isegi kõige väiksemas erasektoris. Olgu see, ma ütlen tõesti, mingi bürootarvete müük või isegi pagarikoda, isegi seal on andekamad inimesed koos kui mingid ametnikud. Ta on iseenesest juba aasta 2 pärast palgale võtmist mõtleb ainult selle peale, kuidas ülemusele meeldida. Ja kujutage ette, põhitabel. Nii et kokkuvõttes ametnikud toovad kahju kõvasti ja väga kiiresti õpivad ära kahju juurde tootma veel, et meeldida, lihtsalt meeldida. Aga ma vist natuke libisesin teemast, ma tahtsin öelda seda, et juba ma alustasin sellest, et kui justkui ajutiselt... Aga lõpuks on 2,1 miljardit kahjumit. 2,1 miljardit. See on lisakahjum, mis tekkis ühe aastaga. Lisakahjum, aga 17 miljardit ära on kokku. 17 miljardit on kokku eelarve. 2,1 miljardit läheb sinna juba. Kui keegi viitsib vaadata, palju Eesti Vabariigi eelarve... 17 miljardit öeldi. Eesti Vabariigi... Nii, 2,1 miljardit läheb juba sinna, 17 miljardist. Kuule, see on ju isegi minu jaoks see on nagu debiilne. Debiilne, väga debiilne kulu ju. No siis on ikka asi väga jama, kui isegi sinu jaoks on. Nali.
vaatame, kas ma saan hästi kiiresti. Eesti Vabariigi eelarve. Ei, ma ei näita siin, ma näitan kassi. Näete, kass on ka siin. 2025 riigieelarved, Rahandusministeerium. Oi, kuidas peidetakse neid numbreid. Ja põhiline ongi veel see, et kui sa tahad hakata analüüsima Eesti Vabariigi nii, räägi lõpuni, siis ma räägin ka. Näed sa, no siin on 2025, no võtame näiteks, ütleme siin mitu miljardit oli siis eelarve? Võtame 2020 riigieelarve materjalid. Eelarve seaduse, seletuskiri, aasta. Ja nii, ja kus on riigieelarve seaduse eelnõu? Nii, riigieelarve seadus. Kuulge, jobud, kas te lihtsalt ei saa kirjutada? Eelarve oli. Ägel, ma panen lihtsalt praegu 2020. Ei, no ära, pane 2023 näiteks. Ei, no ta ühe aastaga ei mõju šokeerivalt. 20. Pane 19 siis. No vist jällegi. No pane 19. Nii, aasta 2020 vaadake. Nii. 11,6 miljardit. 5 aastaga on tõmmatud 7 miljardit, no 11,6. Oleme täpselt 6 miljardit tõmmati ära. Imeti rahva käest ära. 6 miljardit. See on siis... Ja pluss 2 miljardit läheb põhiliselt musta auku. Sellest siis kõigepealt imetakse raha ära rahva käest ja siis hävitatakse. See siin on hävitamistabel. Kuidas? Aga pange tähele, miljardi kaupa aastas lüpstakse inimestelt välja ja vaadatakse kurva näoga, öeldakse, et ei ela ära. Ma tuletan meelde seda anekdooti, mis ma juba eelmine kord ütlesin teile. Juut leidis rahakoti maast ja kujutage ette traagikat. Seal oli puudu. Kes nüüd saab aru, kes ei saa? Ja sama on Eesti Vabariigi eelarvega. Kogu aeg on puudu. Ei ole täna saladus ju enam, võt sellist asja nagu ei kritiseeri ükski ajakirjanik kaua. Mõni on paar korda öelnud, aga niimoodi, et ei saa aru isegi. Ja siis ta on sugeda vist saanud. Et kõik ministrid on oma postil hakanud kõigepealt kangutama tekki enda poole. Meil on rohkem raha vaja, meil on rohkem... Aga miks on teil kuradi jobudel rohkem raha vaja? Kas te olete näinud mingisugust tegevjuhti, kes ütleb omanikele, et teate mis? Visakama rahakodid siia, siis ma juhin hästi teie seda majandan. Tema asi on kasumit toota. Miks ministritel pole asi Eesti Vabariigile heaolu toota? Ei, visake pappi, siis me võtame rohkem ametnikke. No, läheb paremaks. Praegu ma tõesti olen natukene, ma ei leidnud üles seda, milline oli loosung, see oli ju naeruväärne loosung, aga ütleme, ja ma korra juba midagi seal diagonaalis rääkisin, kui Kristen Michal hakkas looma seda kliimaministeeriumit, siis ta ütles, et me teeme seda parema sidususe nimel ministeeriumite vahel. Kas sa mäletad? Võta mu kuradi koni ära, ma kardan seda juba. Sa vaadates ekraani, sa ei näe, et sul on koni ja nii suur nagu ameeriklase sigar juba. Tuleb jälle kuskil pükste peal. Ei, jah. Nii, aga saad aru, et see nali, see väärib kordamist. David Eplenkov oli siis see peanäitleja, kus tehti see sidususe ministeerium. Ja ainult sellepärast, et sponsori poeg oli ja sponsor oli parteid aidanud. Oli vaja talle laud tekitada ja oli vaja leida ministeerium. Kõik Eesti rahvas hirnus, see oli nagu mingi preemia, viisakam. Nüüd selleks, et Eesti rahva üle mõnitada, tehti ministeerium, mida pole üldse absoluutselt vaja. Kliima, tehke veel värske õhuministeerium, tehke veel päikese. Ei, aga teeme hoopis ka TikToki ministeerium äkki. Ei no, sa saad valesti aru. Neid ametnikke on ka vaja ikkagi. Vaata, reguleerida IT-värki ja niimoodi siin annab ära petta. Aga kui tahetakse mõnitada, siis tehakse, ütleme, päikese ja kuu ministeerium. Ja nii nagu Eesti Pank, kes on täiesti mõttetu jorsside hunnik, kes analüüsib, et teate mis, nad võiksid tegelikult iga aasta öelda ainult ühe targa lause. Eestis raha liigub ka. Teda pole nii palju kui Brüsselis, aga ta liigub. Siis on see kõige parem Eesti Panga analüüs. Teate, raha liigub. Rohkem pole neil vaja. Ta võisid muidugi sinna juurde öelda veel, et Euribor vahel kõigub. Sellest ka päris tark lause võrreldes sellega, mis nad praegu teevad. Aga noh, kui ma löön artiklit siin lahti või hakkasin nagu guugeldama, otsima siin sügavustest, see ei ole artiklimateriaal, seda ei tohi ju avaldada ja keegi, siis jooksis läbi see... Kiisukene. Muistikas on siin vahepeal, tuleb segama siin. Pootesti. Kuuled sa? Davai. Kuule, kus sul oli asjapult nüüd? Davai.
Ei, tal on ikka nii vaja ära võtta, kratist ole ja ta on nii massiivne juba. Peab kratist ikka võtta? Ei, me loomapinnad ei et tahtsin seda öelda, kui Google müstikas. Vaadakas juba, isased juba isegi ükskõik millise looma kehas on patsaanid. Nii, aga Kliimaministeerium esitas hiljuti aruande Rail Baltica arengute kohta. No, kas seda ei peaks tegelikult, ütleme, normaalses firmas teeks selle ära objektijuht? Milleks on vaja terve ministeerium panna analüüsima roppu raha raiskamist? No tegelikult, kui te saate aru, võtame veel mingid ministeeriumid, mis hakkavad rahandusministeeriumi käitumist analüüsima ja valitsuse käitumist analüüsima, esitavad raportid, koostavad foorumeid, meeletult ilusasti saaks raha ära tappa. Vanaisa paar küsimust on ka muidugi vahepeal tekkinud. Väga armas. Võta lonksvett ja äkki saame natuke küsimusi ka. Davai. Nii, väike lonksvett. Ei tee paha. Ei tee paha, jah. Aga millegi pärast kass tahab siin minu tooli peal tahab istuda see kass. Nii. Esimene küsimus on siis selline. See ei ole küsimus isegi, see on, et Kliimaministeerium tuleb tervenisti hävitada. Jaa, absoluutselt. Ja tegelikult peaks keegi sellest ka vastutuse võtma, sest Kliimaministeeriumid peaks tegelikult auditeerima kõigepealt. Kui tuleb välja, et loodi näiline liikumine, siis lugeda kokku raha ja panna keegi vastutama. Selge on see, et seda pole võimalik teha, kui oravad on koalitsioonis. Ammugi siis, kui nad on kõik oma kätte võtnud. Pole võimalik, sest meil on, see on ju kuritegevusest me jõuame rääkida, kuritegevuse katmisest jõuame rääkida. No, me kõik teame. Ja järgmine, ma ei tea, kas see on ka, et kas on küsimus või pigem selline väljaütlemine, aga pohhu see 15% saite mõttest aru, EKT on 3%, huiamine läheb samasse auku, SKT. SKT ei ole 3%, kus see siuke number? Ma ei tea. SKT ei ole üldse mingi protsent, SKT on sisemajanduse kogutoodang. See on kuskil tasemel mõnisada miljardit ja see tähendab aga seda... siin konkreetselt ekraani peal on näha, et 2,1 miljardit põhilist huiatakse välja aastas. Vabariigi eelarve jällegi aga see on 15%. See on 15%. 1,2 läheb konkreetselt eelarvest. Iga kuu läheb ära palgad, ministeeriumi hoone ülalpidamiskulud, üldse see jagatakse ju aastate peale, kunagi järsku ehitatakse 100 miljonite eest meeletu hoone, seda siis jagatakse, siis hakatakse tohutult remontima, kõik omad joped pääse tegi, aga keegi teine ei pääse. Meeletud, see on kõik reaalkulu, mis jookseb maha riigi eelarvest. Kõik, kuni selleni välja, et nii, nüüd paneme hoone üldse kinni, hakkame esimest korrust remontima, see kõik on kulu. Teine kulu on see, et see ametnik oli enne täie mõistuse juures. No võtame kas või nagu Jürgen Ligi ja Maris Laur, 2 inimest. Täie mõistuse juures analüüsivõimelised majandusharidusega ja kusjuures majanduskogemusega ja targad inimesed. Läksid erakonda lollid valmis, täitsa kohe kohe kahjurid. Sama on siis ametnikuga. Tiritakse ära läbi selle lojaalsusfiltri, millest ma just rääkisin, aga kordamine on tarkuse ema, kus lõpuks loeb see, et ta on kellegi onupoeg ja see keegi on iseenesest juba ammu kellegi onupoeg ja lollakas, siis esimene filter on lojaalsusfilter, teine on peaaegu sama. Kolmas on peaaegu sama ja siis hakkab tulema, et kas natuke nutikus paistab või. Siis vaadatakse teisi töötajaid, kes on veel lollimad ja leitakse, et väga hea. Nii, ja see on see teema. See on see kahju, mis jookseb esimeses reas. Teine kahjum on siis see, et hüppasin korra teemast, hüppan tagasi, et ta oli enne tark ja ta võiks rahulikult kuskil mingisugust firmat, Eesti näiteks pakub Soomele seal mingit, teeb kaableid, juhtmeid, pakub allhankeid, mis iganes. Nii, ja tuleb ka küsimus vahele. Ja. Kas sa oskad, kas me saame selle välja uurida? Palju oli Kliimaministeeriumi palgad aastal 2024? Kas on võimalik hetkel meil välja uurida, palju kokku oli? Ja. Kohe saate vastuse. Vanaisa teeb siin tööd ja muidugi on siin väike sõber ka siin. Väike sõber on ka siin seltsis. Väikene analüütik. Tema analüüsib kassitoidu värki võib-olla, aga
Neid analüütikuid on palju. Siin eputavad, et keskmine töötasu vähenes 848 euro võrra. Ehk siis tähendab seda, et eelmine aasta oli ta veel 848 isegi kõrg. Nii, aga kas saame küsimusel vastuse? Palju on Kliimaministeeriumi palk 2024? Palju oli? Väga hea, kui oli 81, siis ma nüüd pean korrutama 848 peast 4-ga. See teeb 3200, 3660, 3694. Korda 12. Korda 12 siis ka veel. 84 600. Ja eks siis ikkagist seda tabelit peaks muutma ka ju. Ei no see juba enam ei muuta. Ühesõnaga selge on see, et need miljardid jooksevad nii hullusti. 2234 töölist. Palju see kokku teeb, siis ikkagi see kulu 2,1 miljardit, see võib ikkagist minna ju suuremaks. Kliimaministeeriumi töötajaid on umbes ametlikult 300, järelikult mitte ametlikult 100 või 150 rohkem. See on nüüd kogu Eesti ametnik hulk, mis juurde võeti. Mingi kohalik omavalitsus võttis 4 kohta juurde. Kuskile ministeeriumisse võeti nii palju juurde. Kuskile midagi varjatult topiti midagi juurde. See on kogu Eesti ametnike ja kasv. Kliimaministeerium hakkas pihta päris kõvad, tookord ju värvati 400 inimest, praegu on statistika järgi 293. Järelikult on 500. Niikuinii on seal varjatud töötajad ja kõik asjad, mingi pettus käib tohutu. Nad ei oskagi ilma varguseta. Aga Kliimaministeerium on siit 10. jah. Muidugi kõik need hooned asjad, mis on siis kuskilt... 8,8 milli, see on siis ametnike pealt 6 või 2234 ametnikku. 5000 ametnikku võeti juurde. Ma alustasin... See mis juurde võeti? See on nagu oletuslik, et enne seda olid kõik ametnikud Eestis hästi vajalikud. Tegelikult teist sama palju oli juba enne mitte vajalik. Ühesõnaga see 2,1 miljardit on ikkagist päris täpne arv. See on nüüd, kui võtta see, et kuskilt peaks juurde panema, kuskilt peaks võiks maha võtta, siis kokkuvõttes Eesti Vabariik täna, meil isegi niimoodi vaistu järgi. Kliimast me räägime, et 8,8 milli läheb. Kliimaministeerium on näide sellest, mismoodi lihtsalt lampi loodi üks ettevõte, mis polnud algusest peale absoluutselt vajalik. Kliimaministeeriumis on, Veps räägib siin, et 17 tonni kuus ametniku peale. Ei ole ametnik, nende enda kodulehel on ametnik palk on 20 300. See on ju statistika mooda. Ta rääkis 17. Aga kirjas on 20 000, ma näitasin sulle ette ka, ma võin uuesti näidata. Muidugi näita. Ja vaadake, siin on ka väikene kassikene. Kassikene ei saa aru, et Eesti Vabariik on natuke halvas seisus. Tal on, näed, vaata need suured keskmine töötasu. Nii. Kogu see 5000 on peidus. Kuskil, ütleme, et kus on see kuldse keti, kuldse ringi. 20 376 euro. Ja tähtedega kirjutatud keskmine töötasu. Väga raske on seda nimetada äärmiseks või alumiseks töötasuks. See on keskmine töötasu. Et mõned numbrid ikka avalduvad ka, aga miks nad peavad kvartaalse panema, see on inimeste eksitamiseks, et inimene väsiks ära, ta ei suuda analüüsida neid numbrid läbi, midagi tuleb ikka avalikustada, aga siis tehakse alati konksuga. Jah, Veps ütles, et keskmine oli 17,7 aastal 2023, hetkel on siis 20 000. No võibolla 20,3 oli. Ei, tähendab, meil peaks olema mingid selliseid analüütikuid, 3-4 tükki, kes klõbistavad arvutit ja viska mulle see number. Kass on ka siin. Ja, et viska mulle see ja viska mulle see number. Igatahes sel aastal nad ise väidavad, et keskmine töötasu langes. Järelikult eelmine aasta oli lihtsa kooli matemaatika tarkusega pluss 800 euri, mis ta seal oli, 43. Ja oli rohkem isegi. Nii, aga palju ta varem oli ja kuidas, selge on see, et 10 aastat tagasi olid kõik palgad väiksemad. Oli ka eelarve väiksem. Ilmselge. Aga me jõudsime jämedate numbriteni. Aga vaadake, -2,1 miljardit. See ei ole miljonit, see on miljardid. Jah, lihtsalt kõrvade peale. See on 15% kogu eelarvest. Sa pead muidugi kordama, et me ei oleks mingisugused ka siin
eksitajad, et siin on ka need emotsionaalsed summad sees, kui palju tekib kahju sellest, et üks suur hunnik inimesi on tuuslamiteks muudetud, kes Eestile kahju toovad. Lihtsalt otsivad näidikute järgi trahvivõimalusi, kiusavad. Ma tean inimest, kes kaotas täiesti normaalse tegevjuhtimise võime ja oma firma juhtimise võime, kui teda Maksuamet mingi 5000 pärast kiusas. Inimene sai lõpuks kohtus võidu, aga ta ikkagi kaotas täiesti normaalse taju ära, reaalsustaju. Ta võis küsida sama küsimust iga 3 minuti tagant uuesti, teretada samu inimesi uuesti. Ta lihtsalt juba küsiti, et no, mis tal viga on ja nagu ikka eestlane, siis hakkab eemale ju hoidma, kui kellelgi on mure. Ma arvan, et sa peaksid lonksu vett võtma. On siis lonksu vett. Et kui see kolmas rida kahju, ametnikud tehtud kahju, see ongi see, kui Maksuamet istub mingisuguse keskmisega, sest tal on puudu. Ta ei saa jõulupreemiat, kui ta ei, vabandage, enni läbi veel 600 ettevõtet. Tal on vaja nad läbi ennida. Ennida, mis see ennimine veel tähendab? Ennimine tähendab väga erinevaid asju. Ennimine võib-olla tähendab seda, et... Pehmelt võiks olla nõrutamine, aga on olemas ka rohkem. Jaa. Said veel lonksu ära võtta. Jah. Et äkki tuleb kas on mingisugust küsimust hetkel, kuna hetkel me oleme teinud laivi tund aega 1 minut, me teeme umbkaudselt pool tundi veel podcasti. Kas on mingisuguseid küsimusi? Igatahes kokku tabel -2,18 miljardit. Kuule, mul on ka tegelikult... Läheb nii, räägi. Mul on ka küsimus rahvale, sinu rahvale, et kas sinu rahvas tahaks, et me paneme püsti järgmine kord loterii, kus me mingi osa võiks muidugi minna stuudio ehitamiseks, aga kus toetama mingisugust parteid, jah? Jah, ma ausalt siin olen väga sirgijoonene, mina tahan toetada EKRE-t, nad on seda väärt. Ja no see võiks niimoodi olla, et loosi rattas ikkagi iga inimene saab vastavalt mina näen seda nägemist, ma vaatasin sinu seda loosi kõrval. Ta võiks olla näiteks, ütleme, 2-eurosed piletid. Ja nii palju, kui selle podcasti ajal tuleb, nii palju tuleb ja võitja loosirattaga selgub lõpus ja saab täpselt pool raha endale, kohese ülekandega. Ja. Aga loosiratta peale mina tahan isiklikult oma rahast ja inimesed võivad ka panna, tahan panna EKRE-le. Ma olen nõus Isamaale panema ka ühe võimaluse. Rohkem ma praegu parempoolselt... Isamaa ja EKRE oleks kõige mõistlikumad. Ütleme, kui EKRE-le panna 3 või šanssi, see on 6 euri, Isamaale 1 pilet osta. No parempoolsetele võib ju 1 pileti osta ka. Rohkem ma ausalt palju võimalusi ei näe, kahjuks. Keskis ma praegu, ma ütlen, ta on niivõrd vastuoluline, et lasta praegu olla. Seal on kõike, sügavaid plusse, harjumust, toredust ja siis korraga külma vett tuleb. Lasta olla. Ja me ei saa toetada kindlasti kohalikud omavalimised, me ei saa toetada mingisugust alles formeeruvat valimisliitu, millest me mitte midagi ei tea. Kui tuleb on tekkinud. Need on tekkinud ja need on olemas ja ega KOV-ides on valimisliidud päris suurel määral toimivad ja tihti see sõltub ühest konkreetselt juhtoinast, kes on aus ja pühendunud. Muidugi nüüd naerame kõik koos, eks ju. Väga aus ja väga pühendunud, ma ei tea, kas me kellegi ühe leiame kogu Eesti peale, aga kes on piisavalt aus ja piisavalt pühendunud. Võtame niimoodi, see on hea termin. Nii, ja loosiratas võiks jah olla, no mis iganes, tuleb 300 euri. Põmdi, võitja saab 150 euri. Aga võikski olla niimoodi, et laivi alguses paneme selle käima ja nii palju, kui pileteid tuleb, laivi lõpus loosime välja pool võitjale. Võtame kas või selle, et kui me siin nüüd testime ühte mingit kuradi nõmedat Hiina mikrit, mis ikkagi tuule vastu ei kaitsnud ja aku läks tal kohe tühjaks, võib-olla saime petta, siis see oligi kogu see raha, mis läks siis kuskile sinna alla, ehkki tegelikult ekraan võiks olla korralik, numbrid võiksid olla ekraani peal, praegu siis läpakas ajab ka mingit asja ära, aga ekraan võiks olla korralik ja jah, see on puhtalt podcastile läpakas hetkel ja
Keegi küsis, miks Simo algavale valimiskampaaniale võiks anda selle raha. Mis mõttes? Ma ei saanud aru. Mis see Simo? Keegi küsis, miks Simo algavale valimiskampaaniale võiks anda selle raha. Mis mõttes? Ma ei saanud aru. Mis see Simo siia puudu? Panna neid banaanikoori maha nii palju. Simo ei tee endale mingisugust valimissõda. Me ei tee ühtegi kampaaniat hetkel, mitte kellegile, meie teeme puhtalt podcast hetkel. Hetkel on väga tähtis korrata. Hetkel ei ole ühtegi valimiskampaaniat, hetkel on põhieesmärk, et Reform saaks võimalikult vähe mandaati. Ei, vaata, alustame isegi sealt, võtame kaugemalt. No, võtame kaugemalt. Et Eesti inimene, kes on küll PISA-testis tugev, eks ju, oma nii-öelda teoorias, ta teab täpselt, et kuidas Juku sai 4 õuna siit ja 4 õuna sealt ja siis ta oskab seda. Aga ta ei saa sellest aru, mismoodi Miku varastas ära erakonnaga pooled õunad Eesti Vabariigilt. Vaat seda me tahame teile, valimisharidust tahame tõsta. Ja siis valige tõesti, keda tahate. Kui pärast suurt valimisharidust mingi hulk inimesi võidab, kes tegelikult on nende pättidega koos ja irvitab näkku, ütleb, et mulle korruptsioon sobib, siis kahjuks Eesti Vabariik. Minge sinna, kuhu vesi liigub. Midagi ei parata. Aga ma tean täpselt, mina 85% eestlasi väärib paremat Eestit. 85%. Absoluutselt enamus inimesi väärivad ja kõik inimesed tegelikult. Hästi palju on võta lonks vett. Oravatele abiks irvitajaid ja teistele naerjaid on Eestist natuke palju. Võta lonks vett, mina nii kaua ütlen enda arvamust. Te olete, ma ütlen nüüd roppude sõnadega, te olete täielikult sitarattad, kui te valite kohalikel omavalitsuste valimistel hetkel Reformierakonna kandidaate. Te olete nagu täielikult sitarattad olete. Te olete ilma ajudeta konnad. Vot, see oli minu isiklik arvamus. No mingid Buratinod lihtsalt, kes ilusa jutu peale lasevad. No, ütleme... Aga vaadake, 15%. 2,1 miljardit. 15%. Läheb raisku. Jälgige tabeli 15%. Jälgige tabeli põhimõtet. See on reaalne number. Nii palju võeti ametnike juurde. Mitte mingit põhjust ei olnud. Tegelikult lubati lahti lasta, kui enam Brüsselist nii palju pappi ei tule. See on reaalne ametniku statistika palganumber. See on nüüd natukene meelevaldne, aga kõik, kes teavad, kui palju ühe töötaja peale tema meilitamise, kinnihoidmise ja suu lukus hoidmise peale pannakse neid aastapreemiaid ja tehakse mingi tulemuslikke nalju ja auto makstakse kinni ja ma tean väga palju ametnikke, kes on öelnud, et ma pean taksoga minema tööle, sest minu autot ei maksta kinni. Saad sa aru, nukralt vaatab inimene otsa ja ütleb, vaat siin ongi eesti keeles tegelikult kõlab see niimoodi. Ma pean ennima Eesti Vabariigi eelarvet, sest et mul on niimoodi kasulikum. Ei pea ütlema ennima, me võime ka roppsõnadega vahepeal suhelda. No, küll varastama, ma ei taha. Aga point on selles, et vaat see number, see siin, see on laovarga, kus see oli siin? Laovarga number. Ta peab hoidma lao uksed öösel lahti, sellepärast, et ta varastas ära ämbri. Hommikul on kadunud veel 10 reha ja veel midagi ja labidad, aga nii on parem, et tema vargus välja ei tuleks. Ja vaat siin on ka sama asi. Taksoga pean sõitma, foorumitel pean käima, lennukis katsuks endale saada äriklassi ja ta ei saa aru, et ta varastab oma naabrit. Ta varastab Eesti Vabariiki, ta varastab oma homset, oma järeltuli ja homset päeva. Ta ei saa sellest aru. Ta mõtleb, et mis mina, veidike veerest. 5000 tuli juurde, need on mitukümmend tuhat enne, kes mõtlevad ainult, mina varastan nii vähe. Jah, aga vaata, kui palju teid on kuradid ja te olete kõik ühte kuradi masti. Nii, küsite, kas paneme kooki ka või? Kooki, näed, vaata, Kinder Bueno on sulle. Näed, ära kiusa. See on selline kook. See on selline kook, jah. Sellist kooki paneme. Ja kass on ka siin. Kui te arvate, et kui kellelgi on energia alles, et siis on kohe kook. Näete, kooki on siin, Kinder Bueno. Varsti võib-olla kunagi aasta pärast loosime välja, kes on mõistlikumad inimesed tervisevetele tulekut, mis tähendab merevett, et valesti aru ei saa. Küll, õlu on odav ja seda saab võib ka juua, kui inimesel mõistust on. Aga nii, nüüd tuli natuke küsimusi ka. Websilt Kasmarilt oli küsimusi.
No. Uurisin Hispaania kliimaministeeriumi brutopalk on keskmiselt 48 000 kuus ja siis küsiti, Veps küsis sama küsimuse, palju korruptante on Hispaanias. Jaa, aga kas me võtame nüüd kõiki vabariigi riigid ja banaaniriigid ja kuulge kullakesi, kui teil on nii palju aju, tavai, laske käia, mind ei koti mingi teine riik, mind kotib ainult minu isamaa. Kõik tahate, minge kuskil Hispaania leheküljele, vaadake järgi. Selge on see, et siin on igal pool on palgad Euroopas kõrgemad ja nii on. Sul on see kass ikka nii ilus, et see on nagu mustikas. Mustikas. Lihtsalt nii on. Mustikas kass on sul siin. Ei tea, jah, nii. Aga 15% läheb kaduma iga aasta. Oi, rohkem läheb. Ei, 15% tõestusega läheb kaduma. Vaadake 2,1 miljardit, 15% läheb aastas kaduma. Kas see on nagu normaalne? Minu meelest see ei ole üldse normaalne. Tead, kui me teeme tagurpidi, me võime sellise tabeliga teha. Teeme siia alla, vaatame. Näed. Ma nüüd on niimoodi, et mustikal oleks hästi tore olla. Mustikas las pikutab. Näete, mustikas on siin, mustikas pikutab. Nii. Natuke vahetad neid koefa või? Ei, ma jätsin selle tabeli. Ma tegin samasse kohta teise. Teed teise tabeli, jah? Nii, jah. Kas arvuti on liiva täis? Me oleme ilmselgelt kõrbes ja see arvuti saab liivaseks paari sekundiga. Siin te ei saa aru sellest, et siin kõrbes ja tuul on ja see saab liivaseks väga kiirelt. Nii palju ta on professionaalne arvuti, et ta on kõik selle üle elanud, aga nii, nüüd paneme siia, Unstable connection, aga Starlink, ma ei tea, öelge rahvas, kas on kuulda, kas Starlink nagu töötab või? Las kirjutab peast Mendeeli tabeli. See on siin poes olemas 70 euriga, aga ma ei luba, et see kuu on raatsimist. Upsi pean ostma. Iga kord, kui läheb inverter tööle, tõmbab ta korraks voolu kõikuma. Starlink ei talu voolu kõikuma. Võib-olla korra kõikus. Tahad, küsi. Vanaisa lubab tona küsida. Upsi tona. Kas keegi saab teha otsa lahti? Kontonumbri läheb kirjeldusest. Kõik raha läheb põhiliselt stuudioarenduseks. Aga jah, vanaisaga ärge tulge natukene vaidlema, kuna ta on väga tark inimene. Nii, ma võin natuke eksida. Te ei tea, kellega te räägite. Nii, ma võin natuke eksida, ma panen praegu 17,1 miljardit ja kas siin oli 17,6. Nii. Sul on seal mingi on ka seal. Oota, elanike, vabandust. Seal 1,7 miljardi all on sul seal mingi eksimus. Nii, siin esiteks on see eelarve, mitte elanike. Elanikke on Lätis. Ei, ma räägin see on sul seal. See näppeks vastu. Ja kustute see. 1,8, 2,4. Vaadake, näiteks jälle. Õpime koos Exceli tabeli tegemist. Nii. Mina ei pea õppima, ma oskan teha. Hetkel Leedu on kõige targem. Nii. Eestil on Eesti elanikke sa ei pandki kirja ju. Ja Eesti elanikke ei pand veel. Eestis on 1,3. Ma tahtsin, et koefitsiendi arvutus ütleks ära 1,4 vist. 3,99. 1,3. No pane 1,4. 1,399 oli hiljuti, aga nii, ma ei pane, vaata, te teate, et siin on 17,7 täna ametlikult, aga võtame tagurpidi arvutuse. Leedu kui kõige targem, võtame nemad. Miks nad kõige targemad on siis? 17,6 on küll, nemad tõmmasid pangad kuivale, nemad oskavad välismajandust asja ajada, nad austavad oma ettevõtjaid, on küll. 17,6 ja 2,4, see on nüüd meelevardne, vaata, see on miljardid. Nii palju, vaata selle ajaga, kui me oleme teinud seda podcasti, nii palju tolmu on peale lendan veel midagi arvutile. Me kannatame Eesti Vabariigi nimel, midagi teha. Me kannatame, aga saag aru, et siin ongi kõrbe tolm ja see arvuti läheb tolmuseks väga kiirelt. See
vaata, tead, ma võin isegi natuke eksida, mis siis? Ma teen tagurpidi arvutust. 7,333. Tegelikult peaks selle korrutama veel läbi. Ja, et oleks nagu, keegi saaks nokkida korda 1000. Oota, kas sa teed Balti riikide mingisugust eelarve tabelit hetkele? Ütleme nii, et kui Leedu eelarve on ühe elaniku kohta 7333 eurot, kokku tuleb 17,6 miljardit. Aha. Lätis tuleb 17,1, nagu näha. Siis Lätis on see... Palju Eestis on? Eesti arvu sa ei olegi kirja pannud veel hetkel. Ja, paneme kirja. 7. Jah, näete. Eestis on 17,7. 12 600 eurot lüpsaks ära igalt elanikult. Ehkki Leedu saab hakkama 7333-ga. Kui me nüüd paneme siia kõrvale pakutav, ütleme, et võiks olla nagu norm, paneme norme. Siis see võiks olla, võrdub see koefitsient korda elanike arv. Oda. Eesti eelarve võiks olla Leeduga võrreldes, kui me vaatame Leedut kõrvalt, 1,0 miljardit. Aga miks ma küsiks seda, et Leedus on tegelikult... Oota, sorry, mitte 1,0, 10. Nii, ei, 10 ma miljardit. näitan seda tabelit. 10 miljardit võiks olla Eesti eelarve, aga on 17. Nii, aga ma küsiks seda, et tegelikult vist Leedus on ikka vist palgad kõrgemad kui Eestis. Aga miks on Eestis? Ei ole. On ikka. Peaks olema küll. Ei usu. Kui keegi saab öelda siin tuimalt, Leedu on Leedu keskmine palk, mis on Eesti Leedu on vaene Valgevene kõrval ja mitte väga rikas Poola, et Leedu pruugib olla natuke odavam. Nii et kui me selle... ma tahan rääkida sellest, et Leedu ongi odavam, aga minu meelest peaks olema palk kõrgem. Ma jään ka praegu vastu. Ma ei ole selleks ette valmistatud. Ütleme nii, et mina teeksin tasanduskoefitsiendi, kuna meil oleme rikka Soome kõrval, rikka Rootsi kõrval, siis Eesti eelarve täna loogiliselt võiks olla 12-13 miljardit, aga on 17. Ja see nutuga, kurva näoga varaste poolt Eesti rahva käest välja pressitud liigne 4 miljardit kuni 4,5 tuleks tagasi anda. Iga normaalne partei peaks ütlema, me tahame, mitte niimoodi nagu ikka valige meid, siis meil on hea, vaid et palun usaldage meid. Me tahame... Leedu eelarve on 18 miljardit. Ei, no ei ole. Ma vaatasin just hiljuti järgi statistikast. Sa paid 17,6, ega sa väga mööda ei pannud. Ei, no ma... Pidi olema 18. Kohe vaatame järgi. Vaata järgi. No sa paid 17,6. Ega palju ma siis nüüd eksisin? 400 miljonit. Keda see huvitab? Ei, no ei huvita kedagi. Lugesin kommentaarid lihtsalt. Tervist kõigile. Täna me näitame, palju Eesti riik kaotab. Eesti riigi eelarve on 17,7 miljardit eurot ja Eesti riik lükkab tühja auku 2,1 miljardit. Kas te saate aru, kui see on ju umbkaudselt 15%? Täna on selline teema ja me näitame ja kõike tõestusega ja riigi eelarve tulude kogumaht on 2025 17,7. Mina kirjutasin... Siis on õige 17,7. Aga Leedu kohta küsite. Leedu. See ongi, Leedu kohta, et Leedul pidi 18 olema. Oota, kurat, selleks Eesti... Andke andeks. Ja nii. 17,7 oli sul õigus. Sul on Leedu pandud 17,6. Oota, Leedu tõstab. Väga raske on. Kurat, jahvid on te jutti. Ei, no Leedul pidi olema 18 miljardit. Ja vaata jällegi üks kirjatsura räägib, tõstame 5,5, lükkame alla, aga ta ei saa kirjutada, kui palju oli Leedu eelarve. Ma pean nüüd uuesti kirjutama. Kui
suur on? Kirjuta Simmo teeb väikse veepausi korra. Vett peab ka vahepeal juua. Ja peaministri. Ei tea, kus see veepurk on. Vaata järgi. Veepurk. Simmo peab vahepeal vett ka jooma. Nii. Kuidas on võimalik, et nad ei suuda oma numbreid mitu korda näidata? Nad nagu... No ma pean nagu tagurpidi arutama, et 2,06 miljardit ehk 2,71 SKT-st, jällegi SKT, noh, nii täitsa lõpp, kui raske on isegi eelarvet leida üles, ma ükskord leidsin. Ta ütles, Veps ütles, et Leedu on 17,98, ehk siis ikkagi sinna 18 miljardi poole ikkagist. No vaatame kohe järgi, noh. Tähendab see, nii või naa, numbrid on klapivad. Riigi. Kõigi Balti riikide, nii ERR, kõigi Balti riikide, nii Eesti. No vahet ei ole. Kas sul on väga tähtis? 17,98 pidi olema seega 18 miljardi juurde sinna. No võt. Nii huvitav on näha, mismoodi varjatakse olulisi numbreid. Pigem küsiks seda, et kuhu see mis mõttes 2 miljardit? 15% meie kuradi, kui meie eelarve on 17,7 miljardit ja 2 miljardit, selles läheb musta auku. Kuhu see nagu, noh, see on ju debiilne, nad võiksid aru saada sellest. 15% umbkaudselt läheb musta auku. Nii, ma vist leidsin Nii, Simo paneb korra Deutsch Baltische blä. Mis sa leidsid? Nii. Faktid, ökonoomika, rahvastik, pindala, naaberriigid, suhtluskeel, valuuta, riigivorm, riigipea, valitsusjuht, parlament, ökonoomia. Vepsi kõrval istub Trump. Ja. Ma ei teadnudki, et te sõbrad olete Trumpiga, aga no täitsa lõpp, kuidas varjatakse. Kuradi ahvid raisk, te siin täidate arhiivi jamaga. Aha, nii. Vahet ei ole, ta ütles 17,98 miljardit. Vahet ei ole, selle saab ümardada 18-ks ju. Seal ei ole mingit vahet. Rahvaarv panin ka puusse, on hoopis 2,8 miljonit. Huvitavad, ühes teises kohas oli 2,4, ma veel imestasin, ma mõtlesin, et oli 3, midagi, aga SKP elaniku kohta eksportimport. Nii, oota, kuule, ma kustutaks vaata selle viitsid äkki ise. No selles võiksid aru saada, et see oli kogemata pandud. Kass käis üle siit. Kass käis klavantuuri peal. Kass tuleb aegad peale. Eelarve, nii, nii. Kuidas saab EU eelarve kulud ja tulud riikide ja aastate kaupa. Nii, ma leidsin laheda lehekülje. No vahet ei ole, see 17,98 miljardit pidi olema, selle saab ümardada 18 miljardiks. Seda muidugi, aga no nii nõme on. Ma tahan küsin konkreetselt, siis mulle pakutakse finantsraamistikku, siis pakutakse mingisugust arutelu. Oleks niimoodi, et ma panen sisse, ma tahan Leedu eelarvet.
Ei. Pigem küsiks nagu, mis probleem on selles, et 15% Eesti eelarvest läheb musta auku. See on nagu... Ja kuidas kaotas Eesti Vabariik ära 2,4 miljardit, mille kohta Michal ütles, et milleks tegeleda pisiasjadega? See on ju kõik ajakirjanduses jooksnud läbi. Kuulge, et ärge nurrige pisiasjades. 2,4 miljardit. Aga Mailis Reps pani kohvimasina kaisu ja 4500 või mis see oli. Oleks mingi orava päss on. Ta oleks öelnud, ma viisin kohvimasina koju remonti ja poleks kuritegu olnud. Aga Mailis Reps ütles, jah, ma tegin kodus koosolek. Nii, nüüd sa oled varas. Aga kuhu kadus 2,12 miljardit eurot, mis on 15% Eesti eelarvest? Kuhu kadus? Kuhu kadus? Saad aru, ma tahan konkreetset numbrit ja mul pakutakse interaktiivset diagramme, mingi postulaate. Kuradi ahvid, vaata, see ongi see, kuhu ametnikud kaovad. Nad teevad interaktiivset diagramme ja mobileerituid düsgramme või mis paska veel, ma mõtlesin praegu uued terminid. See ei anna midagi. Muidugi mitmed ametnikud tegelevad. Kes siis täpsemalt narkotsiga tegelevad? Oskad ise ka öelda või? Miks tegelevad Eestis ametnikud narkotsiga? No mis tähendab, ametnikud tegelevad narkotsiga? See on ju ametnikke nii palju, igaüks vastutab oma elu eest ise. Kindlasti kõik ametnikud ei tegele narkotsiga. See on see sama Vene... Väga paljud millega pärast tegelevad. Mis tähendab jällegi väga paljud? Eestis on 10 000 ametnikke, 10 tükki tegelevad narkotsiga on juba nii senest väga paljud. Nii ei saa ka võtta. Väga palju on väga ausaid ametnikke, kes punnivad. Aga mis on kõige hullem nende juures? Kuriteole kaasaitamine. Kui ametnik, näiteks kui valla ametnik, täna me hakkame järjest lähemale jõudma KOV-i valimisele. Kui valla ametnik näeb, et valla vanem ja kõik need poliitilised värdid tegelevad tagakiusamisega, korruptsiooniga ja kõige muuga, siis ta on vait. Ja ta nimetab seda oma töökoha säilitamiseks. Ja tal on õigus tegelikult ühtepidi, sest et kui ta peaks vilet puhuma, siis ta puuakse ülesse, sest et seal organites istuvad kuriteoga kokkumängijad. Meil pole täna mingit eriprokuröri lootustki, meil pole mingit eriuurijate lootustki, me oleme täiesti üdini ära mudasse korrupeerunud riik. Pole võimalik, et keegi ütleks, et kuulge, minu vallas ma kuulsin pealt ja nägin pealt ja minul paluti veel siin meili teel, paluti seda või seda ettevõtjat taga kiusata selle pärast, et või mul paluti riigi mingi hankega varguses osaleda. Ei, ta on vait. See on kuriteole kaasaitamine või isegi, ütleme, kuriteost maha vaikimine vastavalt sellele, kes ta siis parasti seal on. Ja see, et kui mingi ametnik lõpuks ei vea välja, ta on harjunud juba 4500 euro palgaga ja ta vaeseke ei vea välja, ehkki mingid Eesti pered peavad hakkama saada 2000 palgaga lastega, siis ametnik ütleb, mul on ka laps, tead. Siis see ametnik... Ja minu vanemad ei ole abivajad. Ja võib-olla on... Nad on pensionärid, aga ei ole abivajad. See Kaja Kallase kuulus lause, aga kui keegi ametnik õpib ära... Ja see on väga huvitav, et üks naaber on ametnik ja ei saa hakkama 5000 palgaga, naine saab võib-olla veel 3000 juurde, ametnik võib-olla hoopis ise naine, mees saab juurde, nad ei saa 8000 hakkama, kõrval suure mitmelapseline pere katsub 2000 hakkama saada. Siis kuna ta ei saa hakkama, aga tal on head sidemed, siis ta tõesti võib mõnikord kohvri lüüa mingid tablette täis ja müüa need teises riigis maha või ma ei tea kuskil teises Eesti otsas. Aga see ei tähenda, et kõik ametnikud on kurjategijad või et kõik ametnikud tegelevad narkotsiga. Et see on omaette teema. Meil on kaudselt laivi lõpuni 5 minutit. Nii. Aga siis loosungid ja... Mis me ütleme, paar lõpplauset on, mis me... Esiteks, teiseks ja kolmandaks. Oravad on vargad, korruptandid, neobolševikud ja Eesti rahva vihkajad. See on küll väga Lenini poolt leiutud termin, aga nad on rahva vaenlased. Nad on rahva vaenlased. Pane ma fucking koni ära, see on nii kole. Kohe kukub. See, et kartke neid, vihake neid ja hoidke eemale. Kuidas ta aru ei saa? Nad on sortsid. Aga kuidas neist lahti saada? Ainult siis, kui me kõik paneme õlad kokku.
kogu moos. Teine asi on see, et tahaks näha neid inimesi, kes valivad sa ei näe neid. Sa ei näe ma neid. tahaks näha neid inimesi, noh. Jah, aga sa ei näe neid. Ja kuna väga suur hulk praegu julmalt tõmmatakse õhtuti patsiga mehed tõmbavad selle tabeli, tõmbavad sirgeks. Nii nagu nägite, ma võin siin tabelis praegu samamoodi, ma võin 125 liikmelise EKRE suvalise nimekirja, suvalisi KOV-i panna. KOV-id ära korrutada, see on ju eeltöö. See ei võta aega, kui ma tegin selle... Aga vanaisa, kuhu lõpuks kadus siis 2,1 miljardit? Aga kas sul eelmise podcasti teema on meeles, kuidas leidis Kaja Kallas endale 300 häält, kui ta sai tegelikult 12? Ei, no ikka on meeles. Aga näitame seda eelmist tabelit ka. No näitame, aga meil on selle... Kuhu kadus? Meil on selle laivi lõpuga ikka päris kiire, maksimaalselt 5 mintsi. Okei, näitame Kaja Kallase tabelit järgmine kord. Kuhu kadus? Nad oskavad raha raisata. No kuhu kaob? No iga ametnik raiskab ära 5-6 tuhat netopalka, küll 3-4 tabeli järgi ka, keskmine, mõni rikkam 10 000. Ta lihtsalt, tal on puudu kogu aeg. Kui tal jääb üle, siis ta ostab kas või omal 3. järjekorras läikivale autole kas või tagavara ilusa läikiva välja. Aga ta mitte mingil juhul ei lähe aitama naabrit. Kord aastas arvab, et ta on õudne, jumalakartlik ja tore inimene käib, kokutab natukene kirikus ja annab ära 200 €. No, aga võib-olla mõni ägedam annab 300 ja pärast on terve aasta millest rääkida. Ja see on see häda, noh. Me kõik tahavad naabrist paremad olla. Keegi ei taha, et Eesti oleks tervik ja inimesed elaksid õnnelikud. Noh, küsisid, ma vastasin kuidagi pikalt ja lohisevad, aga kokkuvõttes kõik elavad oma raha, lükkavad ise endale sisse ära, kas või hädaga. Kui muud ei anna teha, siis nad lähevad kas või investeerivad kuhugi. Aga ta mitte mingil juhul ei taha vähem raha, kui ta saab ja ta tahab alati kõik, kes on sinna sellest ära mürgitud juba. Palju nad raha tahavad? Õige vastus, rohkem. Selle kadunud Mati Vool ütles väga ilusti. Kui raha inimese kätte saab, on asi metsas. See oli väga ilus lause. See on nagu Lennart Mäli mingid kuldlaused. Ta ütles ilusti, kui raha saab inimese kätte, on asi metsas. See on väga sügav filosoofiline, mitte filosoofiline, vaid metafüüsiline lause. See, kui raha saab inimese kätte, tähendab seda, et inimene pole enam üksi. Tema sees istub mingi kuradi larv, kes lihtsalt koputab selle kogu aeg aiu, ütleb, et rohkem, ole kuri, varasta, midagi ei juhtu, sa oled ju õigest parteist, sinuga ei juhtu midagi. Kurat, nüüd on 5 minti ammu juba täis, ma olen juba täiesti ära väss. Ammu võta lonks vette. Võtan lonksu vett sul lonksu vesi ja mul hakkas järjest rohkem see idee meeldima. Klaas pudelis vesi. Teeme selle loterii. Meie võime seda teha. Olles mitte Eesti Vabariigis internetis, me võime rahulikult teha. Keegi õnnelik saab X jagada 2, Exceli tabel meile õudselt meeldib. X jagada 2 võidu saab puhtana käde pühapäeva õhtul. Õnneliku võitjaga peaks tegema järgmine intervjuu. Podcast on siis pühapäeval kell 20:00. On ju nii? Ja mina omalt poolt panen sponsi välja 3 EKRE piletit. 1 parempoolsed, 1 Isamaa. Kui neil veab, no kunagi neil ikka veab, siis nad saavad nutsu. Ühesõnaga järgmine podcast, kui me teeme, siis on ka loos samal ajal. Jah, kui tahad. Praegu oli just näha, praegu mikri tuleks küll vaja. Ma tahan siin inimestele head, aga võtta mikri jaoks ma praegu raha eraldada ei taha. Võt. Keegi ütles, et ta läheb nüüd küsib poliitiku käest narkot. Mina ei oska sellele vastata kuidagi. Jah. Mine küsid. Aga mis oleks lõpplaused minupoolsed, noh, ütlen... Ja sinu pool, mina ütlesin ära juba. Mina ütlen natuke keramislaused, et kui keegi saab natuke teha ülekannet, saame osta uue kapi endale, et iga euro loeb. Uued kapid, jah, et kontonumbril jääb kirjeldusest. Ups on tegelikult, kui me tahame laivi podcasti iga korraga paremaks teha, on meil vaja lõpuks ekraan, 2 väga korralikku mikrit, veel parem, mis põseküll. Nagu nendel rastadel on see ekraan on seal selja taga. Ei, no selle saame ka sepida. Kaugele näha. Ekraan võiks olla jah nähtaval ja materjal võiks joosta.
hetkel küsiks teie kõigi abi, et uue kapi ost on vaja sooritada, et kontonumbri läheb kirjeldusest ja mis on viimased 2 minutit mina lõpusõna. tahaks rohkem teada, kas inimestele selline asi tundub üldse harimisena, saavad nad midagi uut siit, tasub selle punnitada või tegelikult on kõik targemadki veel ja võiks hoopis ise rääkida tarkusi. Ma ei tea seda. Ma tahaks teada. On seda üldse vaja? Punnitame siin. Tegelikult pole võib-olla kellelgi vajagi midagi. Aga mul on tunne, et kaudselt ikkagi silmade avamine käibki läbi sellise märkamise edasi andmisega. See, kes oskab juba märgata, see räägib teistele. Ja teised hakkavad ka märkama. Ja teeme niimoodi, et viimased 2 minutit ja siis on podcast läbi tänaseks ja paned selle, et võib sind filmida. Mina juba tervitan, lehvitan ja ütlen tšau. Nii. Olge hoitud. Vanaisa ütleb, et olge hoitud. Katsuge Isamaa peale ka natuke mõtelda ja naaber ei ole kõige parem söök. Šašlõkk on parem. Šašlõkk on väga hea. Mingi aeg võiks teha šašlõkki isegi. Jah, davai. Pau. Kõik on, jah, olge hoitud. Teeme nii. Ja lõpplause, mis on kõige lõpum lause? Oravad on vargad. Oravad on vargad ja ongi lõpplause. Davai.